Talv on läbi, kevad on käes, aeg panna robotniiduk tagasi tööle. Ja näitan teile, kuidas need robotniiduki kaablid ja jaama külge ühendatakse. Alustame kaablitest. Juhtkaablid tulevad keskelt tähistusega G1 ja G2. Samas tähistused on ka laadimisjaama küljes. Ja äärtest tulevad siis vasak ja parem äärekaabel. Juhtkaabli panen läbi keskmisest kanalist ja ühendan G1-ga. Lisaks kontrollin, et klemm ei loksuks. Kui loksub, siis avan selle klemmi ja teen selle uuesti. Kui juhtme otsas olev klemm logiseb, siis oleks mõttekas see lahti võtta ja teha uus ühendus. Või kui klemm ei ole korrektne, siis panna uus klemm. Nüüd on kõik konkreetne ja töötab. Ja lisan äärekaablid AR ja AL. Neid segamini ajada ei tohi. Ja viimasena lisan voolukaabli. Vilkuv sinine tuli jaamas näitab meile seda, et kaabliring on katki. Vool on küll olemas, aga piirdekaabli ringi ei ole. Vaatasin, et klemmid on mul kenasti, aga selleks, et aru saada, kummal pool katkestus on, eemaldan ma ühe ääre ja asendan selle juhtkaabliga, et näha, kas poolik ring on terve või ei ole. Nüüd nägin, et roheline läks põneva, see tähendab seda, et vasak äär on mul katki. Siit ma alustan siis katkestuse otsimist. Õnneks meil on mehkas kaabli otsimismasin ja vajalikud tarvikud remontimiseks. Avan siis klemmi, et saaks siia generaatori külge ühendada. Ja pöörgi selline metallist klemm ja siia panen külge krokodilli. Ühendan signaali generaatori punane punasega ja krokodillid kaablite otsa. Ja siis võtan punase krokodilli ja ühendan selle klemmiga. Teise otsa on vaja panna maandus. Teise otsa ühendan maandus klemmi külge. Pikendusjuhe on siis seinakontaktis. Nüüd lülitan sisse generaatori ja panen leveli põhja. Ja siis otsimismasina detektor. Kontrollin, kas on olemas maandus ja signaal. Hääle järgi saan aru ja numbritest näen, et on. Nüüd hakkan mööda perimeetrit minema ja kontrollin, kas signaal on olemas. On, vahepeal kontrollin. On olemas. Ikka olemas. Siit näen, et kaabli signaal hakkab nõrgenema. Ehk siis numbrid lähevad väiksemaks ja pinin jääb väiksemaks. Nüüd jõudsin kohani, kus signaal kaob üldse. Ehk siis panen tööriista maasse ja proovin kaablit sikutada. Ja tuli välja. Ehk siis kaabel oli jätkust järgi andnud. Nüüd otsin üles kaabli teise otsa. Kuskil siin ta peaks olema. Jah, siin ta oligi. Ja nüüd lõikan kaabli otsad puhtaks. Siit samamoodi. Panen vahele ühe jupi kaablit, et klemmid ilusti kokku ulatuks. Ma arvan, selline 20 cm on okei. Jätkutohag tehakse niimoodi, et kaablit ei puhastata. Lükatakse lõpuni välja. Ja siit teine ots samamoodi. Ning siis pressitakse kokku. Niimoodi, et me näeme, et otsad jäid siia ja siit on ilusti sile. Nüüd teen sama teise otsaga. Kuulen, et masin hakkas jälle pinisema, sest signaal tuli tagasi ja lähme siis vaatame, kas roheline tuli läheb põlema. Roheline tuli põleb, kõik on korras, nii lihtne see oligi. Saame roboti tööle panna.